Tere päevast kõigile julgetele, kes on võtnud aega siis reedesel päeval, 2. septembril, et astuda tagasi koolipinki, ma ütleks selle peale. Ja me kõik oleme käinud koolis, olgu siis põhikool, algkool, keskkool, ülikool, vahet ei ole, me oleme koolis käinud. Ja paraku ei ole saanud neid teadmisi, mis me tahaksime. Ja küsimus tegelikult on selles, kas sa tahad lihtsamini, kergemini ja lõbusamalt elus tulemusi saavutada või sa tahad olla pinges, stressis, sest tihtilugu me näeme töökuulutusi, kus öeldakse, eeldame head pingetaluvust, eeldame head stressitaluvust. Mul ei ole seda vaja. Ja kui me tahame, ma ei tea, kui paljudel teist on lapsed, aga andke näiteks chatboxi, ma vaatan, kas ma chatboxis saate ka kirjutada. Lõpetan selle siit ära korra, vaatame, kas chatis, kuidas meil chatiga on, sest siin on mingisugused asjad. Aha, chat, everyone can chat, väga hea. Ehk kas sul on omal laps ja kas sa tahad, et sinu lapsel oleks parem tulevik, helgem tulevik, kergem tulevik, kui on sinul olnud? Miks ma seda küsin? Sa võid chatboxi vabalt panna, et kas sa tahad seda. Miks ma seda küsin? Tihtilugu me inimestena oleme nii laisad, just nimelt laisad, et me enda nimel ei viitsi pingutada, me ütleme, et no vahet pole, saan hakkama. Aga kui jutt läheb laste peale, siis ma olen nõus rohkem pingutama. Ma tahan, et minu lastel oleks helgem tulevik, ma tahan, et nad oleks arusaamised juba kohe väiksest peale olema sellest, et kõik on võimalik. Ja läbi selle tegelikult hakkavad nad looma oma reaalsust, oma tulevikku. Nii et kõik saavad vist chatida, everyone can chat, ma arvan. Panelist can chat with everyone. Aha, ei ole, siin on mingi host, panelist everyone. Nii, kõik saavad kõigiga chatida nüüd, väga hea. Ja see on minu nagu kirg ja passion või selline asi, mida ma hakkasin tegema, et õpetada inimestele, kuidas siis saavutada tulemusi aastal 2017. Ja miks ma seda hakkasin tegema? Sest ma ise olles, kõlab jullult, aga 41-aastane, alles siis ma hakkasin aru saama, kuidas tegelikult tulemused tekivad. Enne seda ma ütleks niimoodi, et ma olin nagu kobaduses pimeduses kobav inimene, kes ei näinud selgelt. Ja ma ei teadnud, kuidas tulemused tekivad. Ma olin 41-aastane, ma olin saavutanud tegelikult tava mõistes väga erakordseid tulemusi elus, teinud erinevad karjääre, aga ma ei saanud aru, kust tulemused tekivad. Ja kui ma alustasin oma ettevõtet, ma olin püsti hädas. Ja siis mõtlesin, et mul on vaja head juhendajat, mul on vaja inimesi, keda ma saan usaldada ja kelle koos minna. Just lähen kooli vastu. Soov on saada lastele paremat, absoluutselt kooli vastaid, väga tubli. Minul õnneks täna naine käis lapsele vastas, aga see on see, mida me tahame. Ja kui me tahame oma lastele paremat tulevikku, siis meie, nii sina kui mina, me peame muutuma paremateks. Me peame aru saama rohkem ja paremini, kuidas maailm töötab, kuidas meie mõtted loovad. Haridussüsteemis antakse veel väga palju teadmisi, kuidas kirjutada, kuidas lugeda, kuidas matemaatikat teha, igasugused erinevad huvitavad keemiavõrrandeid lahendada, hõõrdetegurist füüsikatund, üks minu lemmikutest kunagi oli hõõrdetegurid ja muud asjad, sest meil tehti seal palju katseid. Aga praegu käesoleva hetke ma julgen tunnistada, pärast kooli ma pole kunagi neid teadmisi kasutanud. Ei siinuseid, ei koosinusi, ei tangentseid, ei maatrikseid, keemilise võrrandite tasakaalustamist, ma ei ole midagi kasutanud. Aga meil ei räägitud koolis mitte midagi sellest, kuivõrd võimas on sinu mõte, kuivõrd võimas on sinu mõistus. Et tegelikult maailm ja sina, maailm ja mina, me oleme üks. Ja iga kord, kui sa millegi peal mõtled, sa tegelikult muudad maailma enda ümber. Seda ei räägitud meile koolis. Õpetaja pani kogu rõhu selle peale, et me arendaksime oma tajumismeeli, kuulmine, nägemine, maitsmine, haistmine ja kompamine. Kuule, mis ma sulle räägin. Vaata, mis ma sulle näitan. Ehk meile räägitakse asju, mis on tegelikult ei vii meid soovitud tulemuseni.
Meid õpetatakse, kuidas ma siis ütlen niimoodi piltlikult, meid treenitakse nagu koeri, vaata ja kuula ja kuuletu. Aga ma tahaks ise luua oma elu. Koeral ei ole sellist asja nagu intellekt, ehk ta ei suuda luua oma keskkonda ise. Meil on see antud, aga meil ei õpetada seda kasutama. Ja sealt hakkavad need kitsaskohad, ehk täna ma annan sulle teadmised, mis aitavad sulle oma tulemusi muuta täna, nüüd ja kohe. Juba webinari käigus saad sa teha muudatused selles, mida sa mõtled, kuidas sa käitud ja kuidas sa tunnetad. Sest just need on need asjad, mis muudavad meie tulemusi, mõtted, tunded ja tegevused. Kui üks nendest komponentidest, üks nendest osadest on puudu, siis mina ütlen alati, et proovi seal teha kooki, kui sul ei ole, no nii, proovi seal teha kooki, kui sul ei ole antud kõiki komponente sinna koogi sisse. Tekib üks suur jama. Nii, tahaks teile nüüd jagada oma ekraani. Oho, trust. Saame jagatud, väga hea. Ehk, kui me lähme kooli, meil pannakse põhirõhk tajumismeeltele. Meil on olemas kuulmine, nägemine, maitsmine, haistmine, komponent. Meil on 5 tükki. Ja põhirõhk läheb sinna peale. Kuula, vaata ja kuuletu. Aga meil on olemas kõrgemad võimed. Kõrgemad võimed. Ja nendest midagi ei räägita. Ja kõrgemad võimed on, sa võid märkmed teha, kujutlusvõime. Võin siia ka panna märkmed, algustähed, kujutlus. Meil on olemas kujutlusvõime. Meil on olemas arutlusvõime. Arutlusvõime. Kujutlusvõime abil me saame luua ükskõik millise pildi. Mõelge Albert Einsteini peale, ta ütles, et kujutlusvõime on palju olulisem kui igasugune haridus. Igasugused teadmised. Teadmiste abil me saame minna sinna, kus me on juba käidud. Kujutlusvõime abil me võime minna ükskõik kuhu ja luua ükskõik mida. See, et ma saan täna teha siin hotellis olles seda webinari, on ju tänu internetile. Veel 20 aastat tagasi põhimõtteliselt ei teatud, mis asi see internet on. Kui me läheme tagasi 30 aastat, siis polnud interneti Eestis olemaski. Kujutlusvõime abil loodud asi. Arutlusvõime. Me saame arutleda, me saame luua teooriaid, me saame luua mõtteid. See on fantaasia, fantaseerima. Ja kui inimene ütleb, et Karmo, see fantaseerimine on üks mõttetu tegevus, siis ta ei saa aru tõelisest elu olemusest. Kõik asjad, kaasa arvatud see tool, mille peal sa praegu istud, see telefon, mida sa kasutad helistamiseks, see auto, millega sa sõidad. Need kõik on loodud kujutlusvõime abil. Arutlusvõime. Meil on olemas tahe. Me suudame ühte mõtet hoida nii kaua enda sees, kui see materialiseerub. Enamus inimestel tuleb puudus püsivusest. Nad ei suuda mõelda ühele ja samale asjale piisavalt kaua. Nad mängivad kogu aeg asjadega. Minu ütlen alati, kui sa ei suuda ühte pilti luua, mida sa soovid, siis sa oled nagu autos istuv inimene, kes kogu aeg mängib raadiokanalitega ja proovib erinevaid kanaleid ja ütleb, siit ei tule mitte midagi. Plõks, 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 nupud käivad ainult. Ma pean teadma, mida ma tahan, siis ma tean, mis kanalit ma saan, ma lähen sellele kanale. Pole mõtet plõksida seal. Tahe. Ma pean kaua hoidma oma asju. Mul on olemas mälu. Mul on olemas intuitsioon. Sul ka. Ja sul on oma vaatenurgad elule. Need on 6 kõrgemat võimet, mille abil sa võid luua ükskõik mida. Sinu võimetel ei ole piire. Kui sa lähed teadlase juurde küsid, milline on inimese võimed, siis ta ütleb piiramatud. Aga miks siis inimesed on nii piiratud mõtlemisega, sest nad ise panevad ennast kasti. Nad ise panevad ennast purki ja keeravad korgi ka veel peale. Meie ainus eesmärk on mõelda suuremalt. Mõelda suuremalt. Need tulemused, mis käesoleval hetkel on
on sinu mineviku mõtete tulemus. Kui sul ei ole finantse sellised, nagu sa tahad, sa oled minevikus mõelnud, et midagi läheb nihu, asjad ei tööta nagu vaja ja sa oled sellega loonud oma tulevikku või reaalsuse. Ja samamoodi on inimene, kes teenib, ma ei tea, ütleme siis keskmine Eestis, ütleme, ma ei tea, 15 000 eurot aastas, ei mõtle, kuidas ta võiks teenida 1 000 000 eurot aastas. Aga inimene, kes teenib 1 000 000 eurot aastas, ei mõtle samas, kuidas teenida 15 000 eurot aastas. Sest ta ei suuda nii väikselt mõelda. Ja inimene, kes teenib 15 000 eurot, ei suuda jälle mõelda nii suurelt. Sest ta ütleb, et see pole võimalik. Miks? Miks sa arvad, et see pole võimalik? See on ju võimalik. Me kõik näeme inimesi enda ümber, kes teenivad neid summasid. Siis meie ennast vähendame. Miks? Miks sa vähendad ennast? Miks sa arvad, et keegi teine on võimel seda tegema ja sina ei ole? Kogu süsteem tugineb sellele, et ma pean aru saama, kes ma olen ja kuidas mõtted loovad. Kes ma olen ja kuidas mõtted loovad. Sest kui ma ei saa aru, kes ma olen ja et mõtted on kõige võimsam energialiik. Tuumaenergia üldse nii võimas kui sinu mõtted. Sa võid luua oma mõtetes, mida iganes sa soovid. Mõtted. Kuidas kasutada oma mõtlemisvõimet loovat? Sest see elu, mis sul käesoleva hetkel on sinu mineviku, mõtete, tunnete ja tegevuste tulem. Ja kui sul käesoleva hetkel need tulemused ei meeldi, siis on aeg omandada teadmised, miks mina läksin Bob Proctori juurde aastal 2016 tema esimesele koolitusele. See toimus Los Angelesis, mina ostsin live streamingu pileti, sest mul ei olnud raha sinna sõitmiseks. See maksis $147 ja minu jaoks tol hetkel tundus seda, et aga ma tahtsin teadmisi, mis aitaks mul muuta. Ma olin jälginud Bob Proctorit veebi vahendusel, ma olin vaadanud tema YouTube'i videoid, ma olin vaadanud saladuste filmi, The Secret. Ja kui vaadanud seda korduvalt. Ja kui ma vaatasin neid videosid, mul hakkasid tekkima mõtted, aga hirm oli enesekindlus oli endiselt puudu, sest mul ei olnud tõestust, et see töötab, tõestust oli vaja, tõestust. Aga 2016 mõtlesin, mul on vaja neid teadmisi, ma tahan muuta oma tulemusi. Ma läksin online koolitusele, ma olin öösel üleval, sest ajavahe LA-ga on 10 tundi. Ma olin öösel üleval, sest ma tahtsin seda infot. Ja ma sain aru, et edu igas eluvaldkonnas on teadus. Ära tõestatud tuhandete ja tuhandete inimeste põhjal, edu on teadus. See ei ole juhus, see ei ole õnn, see ei ole lihtsalt lootus. Edu on teadus. Iga inimene võib saavutada täpselt seda, mida ta tahab. Täpselt seda, mida ta tahab. Ma ei mäleta, kes see ütles. Haritud inimene on see, kes on arendanud oma mõistuse võimeid, ehk siis neid 6 võimet, nii, et ta võib saavutada kõike, mida ta soovib, ilma et ta rikuks kaaskodanike õigusi. Kõike, mida soovib. See on haritud inimene. Haritud inimene ei ole see, kellel on palju üld- ja erialateadmisi, vaid haritud inimene on see, kes on arendanud oma mõistuse võimeid. Neid 6. Oma mõistuse võimeid nii, et ta võib saavutada kõike, mida ta soovib või sellega võrdväärselt ilma, et ta rikuks kaaskodanike õigusi. Kas sul sellist asja koolis räägiti? Mulle ei räägitud. Sa võid chatti panna, mida sulle räägiti üldse koolis iseendast? Ma vaatan, panen chatboxi siia kõrval lahti. Siis ma näen ka, mis siin toimub. Minul ei räägitud. Me saadame lapsed kooli, nad lähevad sinna ja me loodame, et õppesüsteem annab nendele kuidagi teistsugused tulemused, kui nad meile andsid. Ei anna.
Süsteem on täpselt sama, mis oli 30-40 aastat tagasi, kui meie koolis käisime. Ta annab samasugused teadmised. Võib-olla IT-valdkond on teistsugune. Isiksuse tüüpidest ja muudest ikka natuke räägiti. Absoluutselt, aga meile räägitakse isiksuse tüübist, aga ma täna räägin, mis see isiksuse tüüp on. See on välja kujundatud, just nimelt teiste inimeste poolt välja kujundatud sina. Me oleme kuulnud sangriinik ja koleerik ja siis me oleme kuulnud värvitüüpidest ja roheline, kollane, punane ja sinine. Diskmeetoditest. Need kõik on peale surutud mõttemustrid. Inimene võib muuta oma isiksust, kui ta muudab oma mõtteid. Aga me ei suuda seda teha, sest meil on olemas programm, mis ei lase seda teha. Esimene asi on, nagu mõtlesin, kes ma olen? Kes ma olen? Ma võiks öelda, et ma olen inimene. Absoluutselt olen inimene. Ma olen see füüsiline keha ja olen küll. Ma olen Karmo Kivi ja olen küll. Aga kes ma tegelikult olen? Lisaks sellele, et ma olen Karmo Kivi. Ma olen vaimne olen. Me eksisteerime korraga 3 tasandil. Ja me oleme vaimsed. Meil on olemas intellekt, vaimsed. Meil on olemas intellekt ehk need kõrgemad võimed. Ja me elame füüsilises kehas. Ja kõik asjad, mida sa lood elus, hakkavad kõrgemast liikuma madalamasse. Aga enamus inimesi teevad vea. Nad proovivad muuta oma füüsilisi tulemusi saamata aru, kust nad algust saavad. Alguse saavad nad ainult ühest ja samast asjast. Kuidas sina mõtled? Kuidas sina mõtled? Ma teen siia rohelise joone. Me liigume alt üles või ülevalt alla, vabandust. Ülevalt alla. Vaimsest, intellektuaalse ja füüsiliseni. Ja mida me selle käigus teeme? Järsku olete kuulnud, füüsikatunnis meile räägiti, kõik on energia. Mitte miski ei teki ei millestki ega kao ei kusagile. Oota, kui kõik on energia, mitte miski ei teki ei millestki ega ei kao ei kuhugi, siis järelikult energia on pidevas muundumises. Mõtle, kuidas sina alguse said? Vanematel tekkis mõte, ma loodan ikkagi, et tekkis mõte, et tahaks last. Tehti tegevusi, saadi tulemus. Mitte miski ei teki ei millestki. Mõeldi, tehti tulemus. Ja kui nüüd mõelda natuke laiemalt, siis ainus asi, mida me tegelikult teeme elus, me muundame energiat. Ja nüüd ma kaotasin paljud kindlasti, mõned juba jooksevad kindlasti minema. Muundame energiat. Kui kõik on energia, mitte miski ei teki ei millestki ega ei kao ei kuhugi, siis järelikult mina olen energia, sina oled energia. Ja nüüd meil on olemas intuitsioon. Ma kerin üles poole. Meil on olemas intuitsioon. Mõtle selle peale, nende kordade peale, kui sa istud kodus, mõtled kellegi peale ja ta helistab sulle. Ja sa ütled, ma just mõtlesin sinu peale. Või sa helistad ise kellelegi ja ta ütleb, ma just mõtlesin sinu peale. Tuleb tuttav ette. Mis see on? Me saadame oma mõtte välja ja mõtteenergia liigub valgusenergia kiirusel. Ma ei tea, rohkem kui 300 000 kilomeetrit või sekundis või mis need olid. Ulme kiirusel. Ehk sinu mõte teeb maakeral tiiru peale mitu korda lühikese ajaga. Nii et me kogu aeg muundame energiat. Ja nüüd, kui me tahame seda tulemust, siis me peame hakkama mõtlema sellest, mida ma tahan. Ehk kui sa tahad, et sinu elus tulemused muutuksid, pead sa mõtlema selle peale, mida ma tahan. Aga kui palju minuteid päevas võtad sa selle peale aega, et mida sa tegelikult tahad? Kas sa üldse võtad selle jaoks aega?
või sa lihtsalt kulged läbi päevade, olles hõivatud igapäevaste toimetustega. Usu mind, enamus inimesi ei võta kordagi aega selle jaoks. Ja selle tõestuseks on see, kui ma võtan nüüd Napoleon Hilli raamatu Mõtlemist muutus rikkaks, natuke selline väsinud olemusega, Napoleon Hill Mõtlemist muutus rikkaks, siin on kirjas 98 inimest 100 on praeguses ametis palgal ainult sellepärast, et neil puudub otsustusvõime teha kindel kava mingi kindla koha saamiseks ja teadmine, kuidas valida tööandjat. Sama kehtib ka ettevõtte kohta. 98% ettevõtetest ei saavuta kunagi seda tulemust, mida nad tahaksid. Sest nad ei mõtle selle peale, mida nad tahavad. Nad lasevad mõtlemisel kontrollida oma tundeid. Nagu mõtlesin, attitude, mõtted, tunded, tegevused moodustub kokku hoiak, attitude. Meile öeldakse tihtilugu muuda oma suhtumist ja kõik muutub. Õpetaja ütleb õpilasele, tööandja töötajale, abikaasa ütleb võib-olla sulle, muuda oma suhtumist ja kõik muutub. Mis see suhtumine on? Mõtted, tunded ja tegevused. Mõtle teistmoodi, tunne teistmoodi ja tegutse teistmoodi. Öeldakse, et sinu hoiak maailma määrab ära maailma hoiaku sinusse. Osad inimesed on liuglevad läbi elu ja teised on, vabandust väljendusest, essumagnetid. Ise tunnistavad seda ja räägivad sellest valjuhäälselt, aga mida nad teevad sellega? Nad loovad ainult seda juurde. Ehk nende siis elu kulgeb niimoodi. Mõte. Ei, teeme siit niimoodi. Nemad vaatavad, enamus inimesi vaatavad oma tulemusi, tulemus tekitab mõtte. See pole võimalik, seda ei saa lubada. Mõte tekitab tunde. Tunne tekitab tegevuse. Ja tegevus tekitab tulemused. Nad vaatavad oma tulemusi oma tajumismeeltega, need ei ole need, mis nad tahavad. Nad mõtlevad negatiivseid mõtteid, nad tunnevad ennast kehvasti ja tegutsevad kehva tundega. Ja saavad samu tulemusi. See on see, kuidas mõtleb 97–98% maailma elanikkonnast, tegutseb täpselt niimoodi, nad vaatavad oma tulemusi, need ei ole head ja mõte liigub ringi ratast, käib siit läbi, tuleb uuesti tagasi ja niimoodi nad jätkavad sama tsüklit ja ütlevad, kõik kordub. Ja lõpetavad ikka samade tulemustega, aastast aastasse. Nüüd, need inimesed, kes saavutavad tulemusi, neid on ainult 2–3%, mõtleks selle peale. Nemad mõtlevad selle peale, mida tahavad. Mõtlen, mida tahan. See tekitab minust tunde, hea tunde. Tunne liigutab mind tegevusse, sest ma tahan seda saavutada. Kui mäletate veel seda aega, kui olite noorem ja käisite väljas ja vaatasid, ilus poiss või ilus tüdruk, ma tahan temaga tantsima minna või tahan temaga olla. Läksid ja rääkisid temaga. Mõte, tunne, tegevus. Ja tegevus tekitas tulemuse. Ja tulemus, kui sa said positiivse vastuse, andis sulle veel suuremat eneseusku. Sinu enesekindlus tõusis, kui sa saavutasid selle tulemuse. Enamus inimesi otsusta ära isegi, mida nad tahavad. Ja siis nad imestavad, et ei saa seda. Tahaks 10 000 eurot, tahaks 100 000 eurot, tahaks 50 000 eurot, tahaks miljon, tahaks 100 eurot. Otsusta ära, mis see number. Otsusta ära, missugust elu sa tahad elada. Öeldakse, et sa ei saa seda, mida sa tahad. Sa saad seda, mida sa oled. Mida sa oled? Kas sa näed ja suudad ennast näha eduka inimesena? Kas sa suudad näha ennast juhtimas mingit ägedat ettevõtet, mida sa tahad teha? Kas sa suudad näha ennast, kelle iganes sa tahad? Ja enamus inimesi ei suuda tulemusi saavutada, sest nendel puudub pilt mõistusest. Ja kui Bob Proctor selle joonistas esimest korda tahvli peal, siis mõtlesin, mis asi see on? Aga siis ta selgitas selle lahti. Kogu see asi siin
on mõistus. Ja sellele tõmbame keskele ühe joone. Ülemine pool on mõistus, alumine keha, mõistus ja keha. Ja hoiak on mõistuse ja keha koostöö. Siin on sul teadvus ja alateadvus. See on kõige võimsam joonis, mis saab olla, kui sa sellest aru saad. Ja see on sul keha. Ja iga mõte, mida sina piisavalt kaua mõtled, hakkab materialiseeruma. Sul on olemas teadvus. Mis on vahet? Teadvus on selline koht, millega sa mõtled. Sa saad teha valikud. Valikud. Ma ei jõua sul täna süvitsi minna kõikidesse teemadesse. Ma annan sulle baasteadmised. Kui sa tahad tulemusi, siis sa pead neid teadmisi rakendama. Edasi õppima, edasi arendama. Sa pead hakkama rakendama neid 6 kõige ägedamat asja, mis sul on antud sündides kaasa. Kujutlusvõime, arutlusvõime, mälu, tahe, intuitsioon ja vaataru. Sa pead nendest aru saama, mis nad on ja kuidas nad töötavad. Teadvuse tasandil sa saad valida oma mõtted. Kui me räägime, et kõik on energia, siis me eksisteerime mõtte energia väljas ja sinu sisse voolab kogu aeg energia. Kogu aeg voolab energia. Energia, jõud, vägi, kuidas iganes. Kes on usklikumad, ütlevad Jumal, mina ütlen energia. Ja meie teeme on valiku. Me valime kas positiivsed mõtted või me valime negatiivsed mõtted. Alateadus on nagu maapind. Ei saa valida. Paraku olete märganud, et inimesed, kellel on hästi palju teadmisi, ei saavuta tulemusi. Inimesed, kellel ei ole just üldse haridust, saavutavad tulemusi. Kuidas siis saab olla? Kõik raamatud, mida sa loed, lähevad siia kartoteekidesse. Nad on teaduse tasandil. Kõik see info, mis sul on teaduse tasandil, ei mõjuta sinu tulemusi. Sa võid öelda, Karmo, ma olen seda kuulnud juba, mis sa räägid. Ma juba tean, mis see tähe on. Vaata oma tulemusi. Kui tulemused ei muutu, ei ole sa sellest siiamaani aru saanud, et mõtted loovad kõik. Ja kurb või hea, ma ei tea, kuidas see kellegi jaoks on, 2–3% inimesi teevad valikuid. Enamus jookseb autopiloodi peal. Ja 97–98% inimesi jookseb autopiloodi peal ehk harjumuste peal. Ja need harjumused on nii tugevad, et nad ei lase sul mõelda seda, mida sa tahad. Sinu tulemustest 97,2–98% on seotud sinu alateadusega, mis leiab aset sinu alateaduses. Ja vaid 2–3%, mis on teaduses. Ja see ongi põhjus, miks inimesed väga kõrgete teaduskraadidega ei pruugi saavutada absoluutset edu elus. Inimene, kellel pole haridust, võta kas või Henry Ford või sealt on Napoleon Hill, Andrew Carnegie. Vaata nende inimeste nagu tausta, nendel puudus haridus tegelikult. Aga nad saavutasid erakordseid tulemusi. Sest nad said aru, et edu ei ole juhus, see on teadus, see tuleb ära õppida ja ellu viia. Napoleon Hill kulutas 25 aastat oma elust, et kokku panna teaduslik meetod, kuidas iga inimene on võimeline saavutama tulemusi. 25 aastat. Sinu käsutuses on nad praegu tunni ajaga. Võib-olla kõik ei jõua kohale. 25 aastat uuringut võetud kokku ühte tundi. Need, võib-olla ma ei jõua sul kõike anda, aga sul on võimalus seda edasi õppida. Nagu ma ütlesin, siia webinaril tulek iseenesest ei muuda sinu tulemust. See on arusaamine ja rakendamine. Et sa hakkaksid märkama, kui palju tegelikult sinu sees on autopiloot. Ja mõtlen, et ma joonistan uuesti selle kriipsumehikese. Ma teen selle kriipsumehikese niimoodi.
teen siia kõrvale ka kriipsumäikese. Valik. Aga kui sa olid väike beebi, sul puudus teadus. Sinu anum oli avatud. Ja kõik, mis toimus sinu ümber sel hetkel, ütleme siis keskkond lühidalt, sinu vanemad, sinu sugulased, TV, internet mõjutasid sind. Sest kuna sul ei olnud teadvust, kuni 7. eluaastani väga suurt teadvust ei ole lastel, nad ei tee väga valikuid, nad kuulavad, mida vanemad räägivad, siis kõik see, mida me kuuleme kuni 7. eluaastani mõjutavad ja moodustavad meie sisse programmi. Ja enamasti see ei ole positiivne, sest meie vanemad tihtilugu ei ole äriinimesed, ei ela oma unistuste elu. Mõtle oma vanemate peale, kas nad elavad unistuste elu. Ma täna hommikul tegin video oma ärilehel ja ma ütlesin, et kõik on võimalik, kõigil on samad võimalused. Üks naisterahvas kirjutas, no ma olen pensionär, mis võimalused mul ka on? Täpselt samasugused võimalused nagu minu. On väga hea näide, on Sirje Männa Pärnus, on mul coachingus olnud mitu aastat. Ta oli pensionär, ta ostis frantsiisi, tegi oma juustupoe ja on väga edukas. Nagu ta ütles ise, ma elan oma unistuste elu, annab intervjuusid ajakirjadele, käib reisimas rohkem kui eales varem. Käib töölähetustes, kus ta kutsutakse selles mõttes, et tule meie juurde siia, sa müüd nii palju juustu, tuleme, näitame sulle, kuidas see tootmine käib. Tule siia sampuse või veini istandustesse, sa müüd meie veine. Teda kutsutakse igale poole. Ta on pensionär. Võiks olla, aga ta on otsustanud olla ettevõtja. Nii et meil on võimalused. See keskkond sinu ümber, mis suure tõenäosusega oli selline sapine ja negatiivne, mõjutas sind. Sulle sisestati musti mõtteid. Raha ei ole, kõik on raske, elu on keeruline. See on kõik see, mida sulle räägiti. Boobil on selle nimeks, on paradigma. Ehk sulle kirjutati peale, kuidas sina ennast näed. Sulle kirjutati peale uskumused. Seda pole võimalik, miljon on absurdne, siis sa pead varastama, kui sa tahad miljonit teine, uskumused kirjutati sulle peale. Ja kirjutati ka harjumused. Miks sa muidu hambaid pesed? Andke mulle märku chatboxis, kes peseb hommikuti hambaid. Mina küll pesen. See on harjumus. Kas see tekkis meil ise? Ei tekkinud. Kes meil õpetas? Teised. Sa räägid praegu minuga eesti keelt või kuulad eesti keelt, ütleme niimoodi, sa ei räägi. Kuidas sa saad kuulata eesti keelt? Sest keskkond õpetas sulle eesti keele ära. Sinu vanemad, kool, lasteaed. Sa õppisid eesti keele ära. See on programm. See on harjumus. Rääkida eesti keelt on harjumus. See ei ole midagi muud. See on programm. Mina ütlen selle kohta. Programm. Eesti keele programm on sul peal. Hiina keele programmi suure tõenäosusega sul ei ole. Mul ei ole hiina keele programmi. Kui sul on, siis on väga hästi. Pesen, väga hea, tubli. Ja tänane webinar on järelvaadatav. Nii et kõik on hästi. Kõik saavad järelvaatamise lingi. Ja keskkond on sind mõjutanud mõtlema teatud kujul ja pannud sind uskuma teatud asju. Nüüd sa oled täiskasvanu. Sul on olemas teadvus. Sul on olemas teadvus, võtan need jooned siit ära, siis ei sega. Sul on olemas teadvus. Sa saad teha valiku. Aga sinu programm sinu sees on nii tugev, et tema ütleb sulle, mida mõelda. Kõik uus, mis tuleb sinu ellu, on paha ja kõik vana on hea, sest seda sa tead, seda saad usaldada, see töötab. Ma tegin talvel mingisugusel hetkel video, ka Karmakivi coachingu lehel, kus mõtlesin, et inimesed on omaks võtnud uskumuse, et käia 40–45 aastat tööl selleks, et saada, ma ei tea, 600 eurot. Ma ei kujuta ette, mis see väärtus on küll paari aasta pärast juba. Et see on okei. Samas, kui ma lähen ja hakkan rajama oma ettevõtet,
siis see on jube riskantne. Kui sa teed õige otsuse, ma lähen ja teen sellest ettevõttest väga eduka ettevõtte, siis sa saavutad edu, ma garanteerin sulle. Sul ei ole vaja kahelda üldse. Inimesed, kes kahtlevad, kui nad alustavad ettevõtte loomist, tavaliselt ei saavuta ka edu. Inimesed, kes usuvad selles, et nad saavutavad edu, saavutavadki edu. Nad ei ole edasilükkajad, nad ei ole allaandjad, nad tegutsevad. Nii et kui sa tahad saada paremaid tulemusi elus, kui sa tahad, et sinu lastel oleks paremad tulemused, siis sa pead aru saama, täpselt nii, nagu on sind seadistatud, oled sina seadistanud oma lapsi. Vaata, jälgi täna, mida nad räägivad. Jälgi, kuidas nad käituvad. Šokeeriv, kas pole? Sina oled oma lapsi seadistanud. Ja nüüd on sul täna võimalus teha valik, hakata neid seadistama teist moodi. Anda nendele võimalus elus läbi lüüa, selgitades nendele asju teist moodi. Ja parim moodus selleks on andes ise eeskuju. Kui sa räägid ühte, aga teed teist, siis lapse jaoks on konflikt. Ja ta alati järgib seda, mida sa teed, mitte seda, mida sa räägid. Mine sina trenni, siis sa oled heas vormis. Oota, küsi enda käest, kas sina käid trennis, kas sa oled heas vormis? Sa pead teiste inimestega suhtlema, siis sa saad elus paremaid tulemusi. Mitme inimesega sina suhtled. Sa oled oma 5 lähima inimese keskmine, 5 inimest, kellega sa kõige rohkem suhtled. Täna ma tegin ka video, täna hommikul juba kell 7 hommikul oma ärilehel, kus ma jalutasin Business Network International kohtumisele, sest seal on koos ägedad inimesed, kes arendavad oma ettevõtteid, teevad koostööd, soovitavad üksteisele uusi tutvusi, uusi kontakte, uusi äritehinguid. Kõigil on need võimalused olemas. Käia sellistel kohtadel. Kui paljud seal käivad? Vähesed. See pole minu jaoks, mul pole oma äri. Aga miks sa ei tee oma äri? Sest sinu uskumus võib-olla on, et ma käin parem kindlal tööl, siis ma saan kindla palga. Aga kujuta nüüd ette, et firma koondab sind. Mis sa nüüd teed? Kuidas sa nüüd hakkama saad? Ainus turvalisus, mis sul on kogu elus, on see turvalisus, et sa saad aru, sa võid oma mõtetega luua mida iganes. See on turvalisus. Kui sa saad aru oma täispotentsiaalist, täisjõust, täisvõimsusest ja sa saad aru, kuidas seda esile tuua, sa oled võitmatu. Ükskõik, mis valdkonna sa valid. Olgu see siis ilukirurg, olgu see, ma ei tea, kosmeetik, olgu see juuksur, olgu see füsioterapeut. Kes iganes sa tahad olla? Ma ütlen alati, et vaadake ja jälgige Ott Tänakut. Tal on olemas väga äge film Ott Tänak või movie. Vaata seda, võta see videolaenutust, maksa see, ma ei tea, 3, 4, 5, 6 eurot, vahet ei ole, palju see maksab. Maksa see ära ja vaata. Jälgi, mis vigu ta tegi, kui ta esimest korda läbi kukkus, ta kutsuti kraaviotiks ja mis tal anti teine võimalus. Ja ta saavutas edu. Aga mis oli muutunud vahepeal? Väga hea film. Nii et kui sina tahad tulemusi, vaata väga hoolega, kes on need 5 inimest, kellega sa ennast ümbritsed, kas nad on sind toetavad, kas nad on sind alla viivad või nad on inimesed, kellega sa tahaksid elu lõpuni koos olla. Mina ütlen, et vaata oma tutvusringkonnas niimoodi ringi. Kas sa tahad, et sinu lapsed muutuksid samasugusteks, nagu nemad on? Ja kui sa ei taha, siis muuda seda keskkonda. See on sinu võimalus. Et sinul on võimalus valik, see on sina laps, ütleme, see on laps. Tal ei ole võimeid, sina oled täiskasvanu, täis. Mitte purjus, aga täiskasvanu. Paneme ka täiega siia, täiskasvanu. Sul on mõtlemisvõime, sul on olemas kõrgemad võimeid, aga sinu programm sinu sees, mis kirjutati enne 7. eluaastat, paneb sind mõtlema teatud kujul.
Kui sa tahad seda muuta, siis on vaja hakata mõtlema teatud kujul. Mis see teatud kuju on? Teeme selle kriipsumehe uuesti. Küsi enda käest, mida ma tahan? Hakka selle peale mõtlema. Jõud, energia, vägi voolab kogu aeg sinu sisse ja sina teed oma valiku. Mida ma tahan? Olete kuulnud sellist juttu, et inimene ütleb, no vaatame, mis siis saab. Ma küsin alati vastu, mis sa tahad, et saaks? Mis sa tahad, et saaks? Sul on mõtted. Sul on alateadvus, kus on tunded. Kui sa mõtled selle peale, mida sa tahad, tekivad sul paremad tunded, emotsioonid. Ja keha vastavalt sellele, mida sa mõtled, kuidas sa tunned, tekib kehas sagedus. Law of vibration, sagedus. Sina oma mõtetega aktiveerid oma keha sageduse. Kui sulle ei meeldi need tulemused, mis sul praegu on, siis sa oled mõelnud valesid mõtteid, sa ei ole mõelnud selle peale, mida sa tahad, sa oled mõelnud suvalisi mõtteid, sa jooksed orava rattas. Ja nüüd sinu sagedus on kaootiline, üles alla ja sa ei saa neid tulemusi, mis sa tahad. Ja see sagedus, mis sa teed, millel sa oled, paneb sind tegutsema. Ja see tegevus omakorda tekitab mingi reageeringu ja tekivad tulemused. Mida ma tahan? Küsi enda käest täna päris tõsiselt. Tee omal shopping list, vali välja üks asi, mida sa tahad kõige rohkem. Ja kujuta ette, et see on sul juba saavutatud. Alateadvus ei tee vahet. Kas see on välja mõeldud või on päriselt sinu ümber? Alateadvus võtab selle omaks, mida sina mõtled. Ma olen õnnelik ja tänulik, et minu ettevõte kasvab järjepidevalt. Ma olen õnnelik ja tänulik, et minu seminar on välja müüdud. Ma olen õnnelik ja tänulik, et minu suhted paraneb. Ma olen õnnelik ja tänulik, et minu tervis aina paraneb ja paraneb ja paraneb. Ma olen õnnelik ja tänulik, et ma olen terve. Proovi neid lauseid. Ma olen terve, ma olen jõukas, ma olen rikas, ma olen edukas või ma olen kindel, et ma saan edukaks või ma tahaks edukaks saada või ma loodan, et ma saan edukaks. Ma tahan on palju võimsam. Ma olen. I am on kõige võimsam sõnaühend maailmas. I am. Ja kirjutan taha, mis sa oled. Ma olen enesekindel, ma olen osav, ma olen väga hea suhtleja, ma armastan inimesi. Mida sinna kirjutad? Et see joonis on väga oluline. See joonis võib sulle anda kõik, mida sa soovid, kui sa sellest aru saad ja rakendad. Aga me peame aru saama, et siin on meil programm ja see programm tahab haarata võimu meie üle ja tahab meid panna jälle mõtlema asjadest, mida me ei taha. Me peame selle programmi ümber kirjutama. Väga lihtsalt öeldes on see, kirjutame selle, kustutame ära, kuidas see programmi muutus käib. Ma mõtlen asjade peale, mida ma tahan. No nii, ma kustutasin kogemata joone ära. Ma mõtlen selle peale, mida ma tahan. Ma mõtlen selle peale päris tihti, mitu korda ikka päevas. Ja päevade viisi, nädalate viisi. Iga kord, kui sa mõtled selle peale ja tunnetad, et soov on täitunud, siin kasvab sinu sees järgmine programm. Sinu ihaldus kasvab. Ma suudan, ma saan, ma teen. Ja lõpuks vana programm on üle kirjutatud. Sa ei saa muuta olemasolevat reaalsust. Sa ehitad uue, mis kõrvaldab käesoleva käigust. Mõtle selle peale. Sa hakkad ehitama uut reaalsust, sinu mõtted loovad ja kui sa hakkad mõtlema selle peale, mida sa tahad, hakkad sa seda automaatselt looma. Sul on olemas usk ja usk kasvab seda rohkem, mida rohkem sa tegutsed. Usk läheb järjest väiksemaks. Kui sa lähed täna siit webinarilt ära ja mitte midagi ei muuda oma elus,
mitte ühtegi mõtet, ei hakka mõtteid paberile panema, mida sa mõtled tegelikult. See usk ei kasva. Kui sa hakkad kirja panema, et ma olen õnnelik ja tänulik, ma saan täna parkimiskoha seal kohas. Ja nüüd sa lähed ja sõidad sinna ja saadki parkimiskoha. Sinu usk sellesse, et see materjal töötab, kasvab kogu aeg. Kasuta seda. Iga jumala päev sinu usk aina kasvab ja kasvab ja kasvab. Sa pead söötma omale positiivseid mõtteid. Sa pead märkama kõiges head. Kõigis ja kõiges. Aga mida meid on treenitud märkama? Meid treenitakse kodus. Vaata, milline ta välja näeb. Vaata, kui kole ta on. Vaata, millised riided ta kannab. Vaata, milline ta, ma ei tea, auto on. Meil tekitatakse diskrimineerimist või ma ütleks, et sellist nagu halvustamist teiste suhtes. Ega lapsed koolis või lapsed ei halvustaks kedagi, aga vanemad programmeerivad neid halvustama teisi. Ja kui sa ei ole sellest teadlik, siis vaata, mitu korda päevas sa tahaks kedagi kritiseerima hakata. Võib-olla teedki seda. Iga kord, kui sa kedagi kritiseerid, sa lood omale negatiivset reaalsust. Iga kord, kui seda teed, läheb siis jalateadusse ja toob sulle soovitud tulemused. Või siis soovimatud tulemused, aga tegelikult oled sa neid soovinud. Kujuta ette, et sul istub 2 mehikest õla peal. Üks on uus sina, teine on vana sina. Ja uus sina on esialgu ikka väga nõrk, vana mina on väga tugev. Ja nüüd sa lähed ja istud kuskile. Peaasi, et täna ei oleks, ma ei tea, midagi halba ei juhtuks. Peaasi, et ma täna auto alla ei jääks, peaasi, et ma täna mis iganes. Sa kogu mõtled selle peale, siis see mehike siin õla peal mõtleb, et imelikult soovid tal. Kui ta nii väga soovib, eks me viime ellu siis. Universum ei saa aru, ma ei taha. Hea näide, käib remont ja kogu aeg rääkisime, et ei taha telekat seina peal keset seina ja kui kõik kipsid asjad pandud, kaablid veetud, lähme tuppa, telekas on keset seina. Ja ma sain aru, tegelikult ma edastasin universumile, siis ka ehitusmehele vale sõnu, et ma rääkisin asjadest, mida ma ei taha, selle asemel rääkida, mida ma tahan. Nii et las ta siis olla, ju ta siis pidi sinna minema. Aga see on nii hea näide, et ära räägi asju, mida sa ei taha, need lähevad täide. Teine inimene ei pane tähele seda, ei taha, ta ütleb, aha, sa tahad seda. Et tegelikult on kogu meie elu on meie enda kätes. Ja kui sa tahad fookust, tahad selgust endas, fookus, mida sa tegelikult tahad? Kui sa tahad enesekindlust tuleb sellest, et ma saan aru, kes ma olen. Enesekindlus tuleb sellest, et ma saan aru, kuidas maailm töötab. Mis on need loodusseadused, mis aitavad mul saavutada soovitud tulemusi. Loodusseadused. Neid on 7 peamist ja palju teisejärgulisi seadusi. Aga 7 peamist, üks on põhjuse ja tagajärje seadus. Ja see ütleb väga lihtsalt, mida sa välja saadad, seda sa vastu saad. Mida me välja saadame? Mõtted, energia, sõnad, energia, tunne, energia, tegevus, energia. Me saadame kogu aeg välja ühte ja sama asja energiat. Ja kui sa saadad välja halbu mõtteid kellegile, kritiseerid kedagi, tunned ennast kehvasti, sa saadad välja ainult negatiivset ja nüüd sa lähed tegevusse ja sa loodad häid tulemusi. Seda ei juhtu. Enamus inimesed teeb hästi palju tegevusi ja saavutab väga vähe tulemusi. Kui sa teed 8 tundi päevast tööd ja teenid 1500 €, siis ilmselt on midagi valesti. Kujuta ette, et sa teeksid midagi iseendale, midagi südamega, midagi rõõmuga 8 tundi päevas. Sa võiksid teenida 15, 20, 20, 30 000 € kuus. Ainus asi, mis takistab sind, enesekindlus. Ma ei julge seda, ma pole seda kunagi teinud. Enamus meist vähemalt julgevad väga enesekindlalt väita, et nad oskavad käia tualetis ja tagumikku pühkida. Nad oskavad hambaid pesta, nad oskavad noekahvliga süüa. Nad on väga enesekindlad valdkondades, mille nad on ära õppinud. Aga enesekindlus puudub seal, mida nad ei ole ära õppinud. Et kui ma ei ole õppinud, ma ei tea,
tornkraanaga töötama, siis ma väga enesekindel ei ole sinna üles ronides, et ma tean, mida ma teen. Kui ma ei ole käinud VRC ralli autoga sõitmas, siis ma ei ole enesekindel. Ma kindlasti ei sõida kohe sellise tempo ja asjadega, nagu nemad seal sõidavad. Mul puudub enesekindlus. Ja kui ma ei saa aru, kuidas tulemused päriselt tekivad, mul puudub enesekindlus tulemuste loomisel. Fookus, enesekindlus, sissetulekud. Kui paljud teist tahaksid teenida rohkem, nad teenivad käesoleva hetkel? Päriselt tahab teenida. Kui paljud teist tahavad teha vähem? Teenida rohkem. Andke käega märku. See on selline käemärk. Kes tahab teha vähem, teenida rohkem? Kes tahab, et tema lastel läheks paremini? Sest mina ütlen küll, et minul on ikka struggle või kuidas see on siis pingutused olnud kuni 2016, 40 aastat, 41 aastat oli sellist struggle'it või võitlust iseendaga, võitlust universumiga. Ma ei saanud aru, kuidas võiks vähem tehes teenida rohkem. On olemas tasustamise seadus, ma ei jõua sellest rääkida, ma vaatan kellaaega praegu siin. On olemas tasustamise seadus. Tahab, et lastel läheks paremini. Sõltumata vanusest. Oleks rohkem vaba aega, sest sul on fookus paigas, vaba aeg. Oma laste, oma hobide jaoks. Mõelge, fookus paika, enesekindlus lakke, sissetulekud kasvavad, ma teen vähem, aga teenin rohkem. Ma saan õpetada lastele, kuidas seda teha ja ma saan vaba aega, et tegeleda oma hobidega. Hobid ja lapsed. Pere. See kõik on võimalik, kui sa õpid ära, kuidas maailm töötab. Kui sa õpid ära ise enda kohta aru saama, kes sa oled. Ja täna sa said siit teadmised. Ma loodan ja soovin, et sa rakendaksid neid iga jumala päev. Ma ei tea, kas seda teed. Aga ma tean ühte, et kui sa tahad rohkem informatsiooni, tahad õppida seda informatsiooni minu kaudu eesti keeles ja Eestimaal, siis 15, 16, 10, 2022 tuleb siin samas Radisson Collection, kus ma praegu viibin, tuleb seminar, konverents, alguspunkt. Sa said praegu informatsiooni, mida rakendades sa saad hakata muutma oma tulemusi. Kui sa teed otsuse, et sa tahad seda infot edasi õppida, sa tahad paremaid tulemusi, siis ma soovitan sul, tule siia, alguspunkt. Iga päev, nii laupäev kui pühapäev, alustame kell 10 ja lõpetame kell 18:00. 2 täispäeva õppimist. Ma jõuan sulle väga palju infot anda, sa saad väga palju harjutusi teha ja sa saad väga palju uusi tutvusi. Ehk kui me rääkisime 5 inimest, kellega ennast ümbritseda, sa saad 5 inimest, kellega ennast ümbritseda. Jah, see ei ole tasuta konverents. Praegu on soodushinnad kuni 10-ndani 199 eurot on tavapilet ja 299 eurot on VIP-pilet. VIP-pilet. Ja see ongi sinu valik. Kas sa tahad seda infot õppida koos minuga, tahad seda eesti keeles õppida, kas see informatsioon üldse sind kõnetab või sa arvad, et see on jama, ma ei tea. Aga ma tean ühte, kui sa tulid täna siia, siis sa tahad saada informatsiooni, mis aitaks sul saavutada rohkem, lühema ajaga, sest vastasel juhul sa ei oleks investeerinud tunde siia. Registreerunud minust oli üle 250 kohal on 64 väga tubli inimest. Teised võib-olla said alles täna teada sellest ja registreerusid ja vaatavad nädalavahetusel järgi. Aga see on äge, sest see ongi võimalus. Tahan saavutada rohkem lühem ajaga. Tubli Tiina. Just, teen vähem ja teenin rohkem, nii hakkab olema. Kõik, siin on väga palju. Nii et
See on sinu võimalus tulla alguspunkti konverentsile, mis kestab 2 päeva, täis mõnusat muusikat, täis energiat, täis visualiseerimist ja koostada siin kohapeal olles tegevuskava. Ma ei räägi ainult, et mõtle. Tegevuskavade koostamine on väga suur roll tegelikult tulemuste saavutamisel. Ma saadan sulle selle lingi, kus sa saad registreeruda, kui sa tunned, et see info sind kõnetas täna. Kui sa tunned, et sa tahad panustada kõik siia, sa tahad oma lastele paremat tulevikku, siis võta elukaaslane ka kaasa. Ja hotell tegi meile ka head hinnad, nii et kes tahab, saab peatuda siin samas Collection hotellis, tulla juba reede õhtul ja teha omale restart. Kujuta ette, kui sa igal hommikul ärkad energiliselt, sa ütledki, et täna on minu elu parim päev, ma saan olla ümbritsetud ägedate, toredate inimestega, ma loon väärtust teistele, ma olen täis väärtuslikult elama, tunnen uhkust selle üle. Sest sinu sees on olemas kõik võimed, et seda teha. Kõik võimed on sul olemas. Tuleb need enda seest välja tuua. Ja selle 2 päevaga siin samas hotellis ma toon need võimed sinu seest välja. Sina tood õigem, mina küsin küsimusi, annan sulle infot, annan sulle mõtlemisele ja sina tood need võimed enda seest välja ja lähed ära koos tegevuskavaga. Ja hakkad seda ellu viima. See on sinu võimalus. Mina tänan, et sa andsid mulle selle võimaluse, seda infot sulle esitleda ja aidata sind. Mis sa selle infoga nüüd peale hakkad, on up to you, nagu öeldakse, sinu teha. Aga kui sa tahad järgmist sammu, siis ma soovitan küll, broneeri omal ära see aeg, tule kohale ja tulemused on garanteeritud. Edu ei ole kunagi juhus. See on teadus. See, mida ma õpetan 2 päeva jooksul, on kvantfüüsika. Kvantfüüsika. Aga väga lõbusas võtmes, sest me teeme palju nalja, te saate uusi tutvusi ja loomulikult kes tahab, saab õhtul pidutseda, nii et vähe pole. Nii et ilusad päeva, kõike head, mina tänan ja soovin sulle erakordset, ägedat, põnevat ja lõbusat nädalavahetust koos oma perega, koos oma lähedastega. Naudi iga hetke, elu on imeline ja usu helgesse tulevikku ja see tuleb. Seal ei ole teist teed, see on teadus. Kõike head. Nii, siin on veel küsimusi tekkinud. Kas koos abikaasaga tulles on mõlemal sama hind? Jah. Nii, edu ei ole juhus, vaid teadus. Just. Nii. Kõik küsimused on olemas. Tahan saavutada rohkem lühema ajaga sinu konverents on hea energia, tasub tulla. Muidugi tasub. Mitte ei tasu, tuleb tulla, kui tahad tulemusi. Nii et ma ei hakka rohkem lugema. Aga mina soovin teile edu, kõike head ja mina tean, et seda, mida suudad ette kujutada, suudad sa ka saavutada. Nägemist!